Tere! Mina olen Kaalukirurgia Keskuse toitumisterapeut Jaanika Tapper ja ma nõustan toitumisalaselt patsiente nii operatsiooni eelselt kui operatsiooni järgselt. Ja minu eesmärgiks ongi aidata kujundada välja tervisliku toitumise harjumused, mis siis esialgu toetaksid kaalulangetust, aga hiljem kaalu säilitamist. Ja selle ma ütlen küll kohe ära, et see bariaatriline operatsioon ei ole kindlasti ühekordne projekt ja võluvits kogu eluks, vaid pigem on ta esimene samm eluaegseks projektiks. Sest esialgu kaal langeb, kellel rohkem, kellel vähem, aga ta langeb. Nüüd see, mis saab edasi, see sõltub suuresti sellest, et milliseks on kujunenud liikumis- ja toitumisharjumused. Nüüd üks probleemidest, millega patsiendid puutuvad kokku, on see, et kehakaalu langus peatub varem, kui oli soovitud. Ja teine on siis see, et mõne aja pärast kaal hakkab uuesti tõusma. Nüüd neid põhjuseid, miks see nii juhtub, on mitmeid ja täna me räägime ühest, selleks on isud ja täpsemalt öeldes siis kontrollimatud isud magusa ja rämpstoidu järgi. Ja vaatamegi, et millest need isud tekivad ja mida seal lõksus olles siis ette võtta, et ei peaks alati nendele isudele järgi andma. Ja välja on toodud 3 peamist põhjust, et miks need isud tekivad. Need on siis näljatunne, see on toitainete puudus ja see on veresuhkru langus või madal veresuhkur või siis selle kõikumine. Ja näljatunne tekib siis, kui ei söö. Et see on arusaadav, et teatud juhtudel pärast operatsiooni ongi raske süüa ja mingid toidud, mis enne väga meeldisid, need ei lähe enam sisse, paljud tekitavad seal iiveldust, ajab oksendama, aga sel juhul on kindlasti soovitatav küsida abi, et palun ärge jätke ennast nälga, et see ei ole hea. Ja mida siis teha, et juhul kui nüüd oletame, et kõik on hästi, saab süüa, et siis peaks ikkagi organiseerima nii, et päevas oleks 3 põhitoidukorda ja olenevalt siis organismi suutlikkusest ja vastuvõtlikkusest ja ka tegelikult natukene ajakavast, et kui pikalt üleval olla, siis 1-2 vahepala. Et see siis aitab, selline programm aitaks seda näljatunnet ennetada. Nüüd järgmiseks oli toitainete puudus ja toitainete puudus tekib ka esiteks sellest, et need portsjonid, mida te pärast operatsiooni sööte, on väga-väga väikesed. Ja kui neid nüüd jätta ka vahele või kui nad on siis ühekülgsed, et see loob hea pinnase siis toitainete puuduse tekkeks. Kuidas seda nüüd vältida? Kõige sellisem lihtsam soovitus on ikkagi see, et lähtuda sellest vanast traditsioonilisest taldrikureeglist, mis tähendab siis seda, et alati peaks taldrikul olema midagi valgulist ja see võiks olla siis 1/4 taldriku kogusest. Selleks on siis kas liha, kala, mingi piimatoode, näiteks kodujuust, väga ideaalsed valguallikad on ka näiteks kikerherned, läätsed, mis on siis taimse valguallikad. Siis teine 1/4 peaks olema süsivesik, kartul, bataat, võite proovida ka tatart või quinoaad keeta hästi pehmeks, et see struktuur teile nagu sobiks. Ja siis see ülejäänud pool taldrikut peaks olema täidetud köögiviljadega ja võrdlemisi eri värvi köögiviljadega. Et miks eri värvi? Põhjus on selles, et igas värvis on siis omad kasulikud toitained. Ja kui te sööte neid koos, siis ka see mõju on efektiivsem. Et näiteks küüslauk ja tomat koos on kasulikumad kui neid eraldi süües. Ja siin tekibki see teatav sünergia siis. Ja siis marjad ja need marjad ja puuviljad oleks siis hea jätta vahepaladeks ja samamoodi ka erivärvilised ja marjades on rohkem toitaineid kui puuviljades. Et selles mõttes marjad on kindlasti eelistatumad ja seda enam, et nüüd ju on suvi tulemas ja see marjade valik muutub ka mitmekülgsemaks. Aga puuviljade puhul siis peab meeles pidama seda, et ei tasu süüa sellise tugeva kiudainega puuvilju, näiteks seal
küps ananass, pirn, kui ta on selline tugev, kui ta on pehme, siis on okei. Et eelistada võiks pigem siis pehmeid nagu melon, arbuus, ploom ja nii edasi, banaan, väga hea pehme. Ja sama on tegelikult kehtib ka köögiviljade puhul, et ei tasu süüa neid hästi tugeva kiuga nagu kapsas või siis brookolil ja lillkapsal on need varrekohad, et need võiks kõik kõrvale jätta, vähemalt esialgu. Ja apelsin on ka iseenesest on hea pehme puuvili, aga sa peab vaatama seda, et neid vahekihte nagu ei sööks, ehk siis söötegi ainult seda pehmet osa. Nii, ja kolmas põhjus on siis veresuhkru kõikumine või madal veresuhkur ja selle puhul ma nüüd hea meelega näitaksin ühte joonist, et siis on nagu parem rääkida. Nii, üks hetk läheb natukene aega ja kohe näitan ja räägin veresuhkrust. Nii, veresuhkur, see kolmnurk nüüd siis kujutab seda, et kui me hommikul tõuseme, siis meie veresuhkur on maas, ehk siis ta on madal. Nüüd me sööme midagi ja sõltuvalt siis sellest, mida me sööme, tõuseb meie veresuhkur kas kiiresti ja langeb kiiresti või siis tõuseb aeglaselt ja jääb püsima stabiilsena. Nüüd see esimene joonis, kus on see kolmnurk, et siin on kiired süsivesikud, nendeks on näiteks magus puder, magus müsli, valge sai. Ja kui te nüüd sööte näiteks siis sellist kiiret süsivesikut, siis see veresuhkur tõuseb päris kiiresti üles. Siis hakkab keha tootma insuliini ja insuliin nüüd toimetab selle veresuhkru ehk siis glükoosiga edasi nii, et ühe osa ta kasutab ära energiaks, ühe osa talletab glükogeenina maksas ja lihastes ja see osa, mida ei suudeta siis kuhugi ära panna, see moodustatakse siis rasvaks. Et seepärast need kiired süsivesikud ka seda rasvumist põhjustavad. Nüüd teine asi on see, et see insuliini kogus on nii suur, et see veresuhkur läheb ka kiiresti, langeb alla. Ja siis tekib siin uus vajadus uue ampsu järgi. Ja kuna keha juba sai tunda, et sellest kiirest süsivesikust saab kiire lahenduse, siis ta hakkabki nõudma uut kiiret lahendust. Sel hetkel teda ei huvita enam need köögiviljad või täisteratooted, vaid ta tahab seda sama, kas siis saiakest või kommi. Ja niimoodi siis me kõigutame oma veresuhkrut edasi-tagasi. Need isud, ütleme, üks amps magusat tekitab järgmised 2 ampsu magusat. Nüüd, kui aga süüa siin siis aeglaseid süsivesikud ehk näiteks täistera, kaerahelbeputru, muna, mingi täistera leivaga, näiteks rukipala, mida te saate süüa, et sel juhul see veresuhkur hakkab tõusma aeglasemalt ja jääb püsima kuskil 3 tunniks. Ja siis ta hakkab alles langema ja kui nüüd võtta appi vahepala, vahepalaks sobivad siis hästi seal marjad, puuviljad, nagu ma juba enne rääkisin, siis see veresuhkur tõuseb uuesti, ta ei langegi ja jääb jälle püsima kuni järgmise toidukorrani. Ja siin nüüd kehal ei ole vaja magustoitu, ei ole vaja rämpstoitu, ei ole vaja kiireid lahendusi, vaid siin veresuhkur püsib stabiilsena, me tunneme ennast hästi. Ja see ongi see, mida tegelikult oleks vaja saavutada. Ehk siis lühidalt nüüd see jutt, mis ma nüüd siiani olen rääkinud, on see, et kui süüa regulaarselt, mitte jätta vahele toidukordi, kaasata menüüsse vahepalad ja igal toidukorral siis vaadata, et oleks olemas nii süsivesik kui valk kui köögivili, et siis see vähendab tunduvalt isude riski. Ja kõrvale võiks siis jätta need rafineeritud süsivesikud, milleks on siis valgest jahust valmistatud tooted ja valge suhkur. Nii, aga lisaks on siis veel mitmed toiduained, mis aitavad isusi peatada ja tasakaalustavad toitumist. Et juba räägitud siis puuviljad ja marjad. Ja marjad on veel eriti ideaalsed, kui on mingi
tahaks nüüd haarata midagi magusat või midagi head. Et loetes seal head raamatut või vaatate õhtul telekat, et siis käsi tahaks haarata seal kommi järgi või saiakese järgi, aga haarab hoopis marjade järgi. Ja marju võib ka süüa rohkem, marju võib süüa 200 milliliitrit, mis siis täidab ära kõhu. Ja soovitatav on jällegi süüa koos valguga, näiteks jogurtiga või kohupiimaga või siis mingit muud valgulist. Et see siis aitab jällegi seda veresuhkrut tasakaalustada. Ja marjad on hästi toitainete rikkad, nad sisaldavad antioksüdante, sisaldavad taimsed toitained, mis aitavad kehas võidelda põletikega, sisaldavad rohkelt vitamiine ja mineraalaineid ja samamoodi on uuringutega tõendatud, et marjad aitavad vähendada teise tüübi diabeedi ja südamehaiguste riski. Nii, aga järgmisena, üllatus, on tume šokolaad, just nimelt. Et tegelikult kõrge kakaosisaldusega, vähemalt 70, aga soovituslik on isegi 80 üle šokolaadid, siis tegelikult on tervisele täitsa head toetajad. Et esiteks kakao sisaldab antioksüdante, samamoodi neid põletikuvastaseid taimseid ühendeid. Lisaks on ta väga toitainete rikas. Šokolaadis või siis selles kakaos on kaltsiumit, on magneesiumit, on rauda, on tsinki, on seleeni ja see tähendab seda, et tegelikult šokolaad ongi mitmekülgselt kasulik. Ta aitab ära võtta selle magusaisu, aga teda ei tohi süüa palju, 1-2 tükki. Ja mis on veel selline hea nipp, on see, et pange šokolaadi sügavkülma. Ja siis ta ongi selline tugev, kõva tükikene, mille te panete suhu ja lasete aeglaselt ära sulada. Ja selle aja jooksul tegelikult ei olegi enam rohkem vaja. Siis on omega-3 rasvhapped, et see on nüüd nii, et kui rasvade tasakaal kehas on korras, et see ka aitab isusi vähendada ja omega-3 rasvhappeid me saame siis peamiselt kalast, aga ka näiteks chia seemnetest, mida seal siis ütleme 3.–4. kuust pärast operatsiooni te võite juba hakata tarbima. Samamoodi on chia seemned hästi kiudainete rikkad ja aitavad hoida kõhtu korras, et kõht ei läheks kinni. Et jällegi mitmekordne kasu. Siis loomulikult kiudainete rikkad köögiviljad ja kaunviljad, mis aitavad siis seda täiskõhutunnet tekitada ja sisaldavad rohkelt erinevaid toitaineid. Ehk siis aitavad vältida toitainepuudust. Ja maitsestamata jogurt. Et jogurtit on ka uuritud ja on leitud, et jogurt vähendab näljatunnet ja piirab isude teket. Et sellepärast ongi siis hea kombineerida jogurtit just marjadega. Smuuti ju täiesti ideaalne vahevala. Siis järgmiseks on liha, linnuliha, loomaliha, kala. Et valguallikad, väga head valguallikad ja valk aitab hoida isusi kontrolli all. Ehk siis, kui teil on tekkinud ikkagi pidurdamatud isud, siis tasub kriitilise pilguga vaadata üle oma valgutarbimine. Ja võib-olla peitub see võti hoopis siin. Siis hapendatud tooted. See nüüd on küll, et mis mõttes siis hapendatud tooted aitavad magusa isu vähendada. Aga aitavad küll ja aitavad sellepärast, et hapendatud tooted aitavad toota seedesüsteemis kasulikke probiootilisi baktereid. Ja kui seedesüsteem on tasakaalus, siis see vähendab ka isusid. Ja siia kõrvale on kohe täisteraviljad. Need on siis toiduks nendele kasulikele bakteritele. Ja samamoodi siis aitavad vähendada isusid ja samamoodi kõht püsib kauem täis. Ja vesi. Tegelikult on nii, et sageli me ei taju seda, kas meil on janu või nälg. Et jaa, sel juhul küll, et kui juba kurk kuivab, siis me saame aru, et on janu, aga siis on juba natuke hilja. Et tegelikult oleks pidanud vett jooma varem. Aga vahel on nii, et kui te võtate selle lonksu vett, 2 lonksu, et siis mõne aja pärast seda isu ei ole enam. Ja see näitabki seda, et kehal oli hoopeski vedeliku puudus. Nii, aga ongi nagu kõik, et mis ma lõpetuseks tahan veel öelda, et eelistage kindlasti töötlemata toitu, võimalikult vähe töödeldud toitu.
et sealt te saate kõige rohkem neid taimseid toitaineid, üleüldse toitaineid ja seda, mida ta keha vajab. Ja rääkides kogu elustiilist, siis loomulikult korralik öine uni, enda väljapuhkamine, liikumine ja stressi vähendamine. Et kogu see elustiil on oluline, sellepärast et kui kusagilt on midagi tasakaalust väljas, siis ikkagi kehal tekivad need isud. Jaa, aga ma tänan väga, et te kuulasite. Loodan, et oli huvitav, et te saite siit midagi kasulikku ja järgmiste kohtumisteni.